Aga jah, tulge edasi. Et alustuseks siis aitäh, et sa siin oled, aitäh, et sa olid nõus tulema ja rääkima. Et tõesti näitus on nüüd olnud üleval 4 nädalat ja see tagasiside on hästi äge olnud, kus kuna see kunst on võib-olla tava kunstivaatajale nii teistsugune alles, et see tekitabki esiteks hästi palju intriigi, hästi palju küsimusi ja kui ka inimesed siin on käinud ja nad saavad seda ise ka füüsiliselt katsetada selle tegemist, et saada veel rohkem aru, mis selle nagu tehnoloogia taga on. Et siis eriti täna on seda nagu vestlusõhtut selle tõttu veel eriti tore teha, et kõigile, kes on siin ja kõigile, kes siis vaatavad meid kaugemalt. Aga võib-olla sissejuhatuseks natukene lühidalt, et räägigi, mis selle näituse taga on, mida me siin praegu siis näeme. Ja tere kõigile minu poolt ka, et ja ma proovin hästi lühikese ülevaate teha ja sa ole hea siis tegutse moderaatorina, sest ma kipun vahetavahel lobisema, nagu sa juba tead ise ka. Et need on tõesti, jah, need on mul kõik genereeritud pildid ja mul tegelikult mõte oli selles. Iseenesest see tehnoloogia muutus inimestele kättesaadavaks kuskil natuke rohkem kui aasta tagasi. Ta on väga värske kõik see, mida te siin näete, see nii-öelda tehnoloogilise poole pealt. Aga et kuskil seal suvel ma hakkasin, kun ma olin juba seda üksjagu katsetanud ja olin ka jõudnud juba Sirbile ühe artikli kirjutada sel teemal, aga et hakkasin katsetama ühe kindla suunaga, nimelt ma tol hetkel ja ka praegu väga suure huviga uurisin nii-öelda eelajalugu, eelajaloolisi müüte täpsemalt ja siis kõike seda, mis on mõnes mõttes meie jaoks selline kultuuride ülene, ütleme nii, et mingisugused algsed müüdid, mingid algsed motiivid. Ja hakkasin vaatama, et mida siis arvuti sellele mulle vastu annab, mida need algoritmid siis niimoodi vastu pakuvad, kui ma neile pakun välja need konkreetsed laused, mida nendes müütides on motiivid, ütleme niimoodi, et kuidas nad vastu peegeldavad. Ja ma valisin siis 3 põhilist motiivi, et üks on siis maailma loomine, mis ei ole nii-öelda ühene müüt, mida me teame erinevalt näiteks Noa laevast või siis ka sellest kosmilisest jahist, vaid pigem ta on selline komposiit erinevatest maailma loomise motiividest. Siis teisena võtsin siis selle veeuputuse konkreetsemalt Gilgameshi variandis, sellepärast, et veeuputuse lugu me tegelikult algselt teame siiski nimelt Gilgameshi eeposest, kuigi rohkem on ta teada piiblist. Ta on see teatud tuntud piiblilugu, eks. Ja kolmandana siis võtsin kosmilise jahi, mis on selline hästi levinud motiiv ja ka üks vanimaid motiive, vanimaid müüte, mis üldse inimkonnal on, aga mis on peamiselt olnud levinud seal Siberi piirkonnas ja siis põlisameeriklaste seas. Mis räägib siis olemuselt sellest, et peetakse jahti mingisuguse suure uluki üle, tihtipeale kas karu või hirv või keegi selline, ja siis selle jahi tulemusena, et kuna tegu on väga eepilise jahiga, eks ju, et siis selle tulemusena nii kütid kui siis ka see jahitav loom hüppavad taevasse ja muutuvad tähtkujudeks. Ja selle põhimõtteliselt me loomulikult kunagi väga täpselt ei tea, aga siiski me võime aimata, et selle nii-öelda tähtede kasutamise põhjuseks oli see, et tegu oli justkui mingite algsete märkmikutega. Et tähed on mingi selline asi, mis ju tegelikult sul taevas ei muutu, hoolimata sellest, et kõik ümber kogu aeg muutub. Ja tähed on ju mingid mustrid ja inimesed tegutsevad nimelt mustrites. Sõnad on samuti mustrid, nad on sellised semiootilised üksused, eks ju. Ja tegu on põhimõtteliselt sellise algse märkmikuga ning mis ma tahan öelda on see, et need iidsed inimesed siis ega nad ei rääkinud ju ainult sellest, et kuidas jahti pidada, vaid tegelikult seal tõenäoliselt nendes taevatähtedes oli peidus palju enamat. Näiteks see, et millal vilja korjata või millal ma ei tea, lina hakata tegema või midagi sellist. Et need tähed langevad, hea aeg kalale minna, eks. Vaata, et see on üldjoontes see ning nende piltide puhul, mis te nüüd siin näete, kuigi tavapärane töövoog nüüd nende genereeritud piltide puhul on see, et sa kasutad neid põhimõtteliselt sellise kavandi mootorina, et sa saad mingisuguse kavandi kontseptsiooniselt, et siis siin ma tahtsin puhtalt näha seda, mida algoritm välja annab. Ehk siis, et ma tegelikult olen väga-väga vähe teinud siin sellist
järeltöötlust, küll nii paljukest, et nad saada nagu trükiresolutsiooniks, selleks peab nad erinevatest tööriistadest läbi laskma. Aga et ma ei ole nagu parandanud ära selliseid kohtasid, kui näiteks on sõrmi liiga palju või midagi sellistest, et see kõik räägib, et see kõik räägibki tegelikult seda, kuidas need algoritmid töötavad, et mul üks asi oli loomulikult nende lugude jutustamine, aga teine asi oli see, et näidata seda, kuidas tegelikult see algoritmiline genereerimine olemuselt nagu toimib. Vat. Aga siis siit ongi väga hea minna edasi võib-olla meie esimese teemablokini ja kuna meil on ka publikus paar kunstnikku, et siis ja üleüldiselt, et kui kellelgi on küsimusi, et siis kohe küsida, aga need, kes seal teisel pool ekraani on, et siis meie chat on lahti. Et võib-olla see teemaploki saakski võtta kokku sükse natuke intrigeeriva küsimusega, et kas kunstnik on edaspidi ohustatud liik? Et kindlasti selle, nagu juba öeldud, et see kunstistiil või selline tegutsemisviis on hästi uus, et sellised küsimused tulevadki nüüd alles praegu arenedes ülesse. Et siis võib-olla ma küsingi sult, et kas kunstnik on nüüd edaspidi ohustatud liik? Minu poolt vastus sellele on, et tegelikult ei ole. Ja need kunstnikud, kes tunnevad ennast ohustatuna, et need peavad võib-olla mõnevõrra peeglisse vaatama. Kunstnik täna ei ole rohkem ohustatud liik, kui ta oli 1000 aastat tagasi või 5000 aastat tagasi, kui inimesed neid koopamaalinguid tegid. Et ikkagi see nii-öelda inimese roll siin jääb jätkuvalt ülioluliseks, aga siin on paar momenti, millele tahaks tähelepanu juhtida. Et üks neist on see, et see, mida algoritmid pakuvad, nad ei paku mitte midagi tegelikult uut. Nad kasutavad mudeleid, mis põhinevad olemasoleval pildimaterjalil. Ja see ei ole ainult nüüd olemasolevad nii-öelda kunstiteosed, mis varasemalt on. Me räägime siin ennekõike kujutavast kunstist, eks. Et ühesõnaga, et nagu pildid, eks. Pildid ja tegelikult ka videod tänapäevaks. Nad ei paku otseselt midagi uut, kuigi, tõsi, võiks nii palju võib küll siiski öelda, et kui sa võtad mingisuguse vana loo ning selle ära remixid, siis see tegelikult on ju ka siiski uus. Ja need kõik pildid on ju sellised pildid, mida varasemalt ei eksisteerinud. Et selles mõttes nad on uued. Aga õige on see, et nad ei vaata selles mõttes kastist välja, et see originaalsuse moment on oluliselt väiksem. Ja teisalt on siis see, et need kunstnikud, kes tegelikult tegelevad hommikust õhtuni mingisuguse kindla enda liini ajamisega, kes on juba endale nime teinud kunstnikena, nemad on saanud endale juurde tegelikult ühe hea tööriista. Heaks näiteks selleks on näiteks Tanel Veenreh, kes nüüd äsja oli ka Ringvaates ja kes genereeris ühe sellise vana daami mudeli selleks, et enda kõrvarõngast modelliks ja siis ta neid digitaalseks modelliks ja ta rääkiski sellest, et mul oligi probleem selles, et ma lihtsalt ei leidnud päriselulist modelli sellele. Aga et see algoritm pakkus piisavalt hea tulemuse selleks, et ma sain seda tööriistana kasutada. Tanel Veenre ei jää töötuks, inimesed ostavad jätkuvalt tema ehteid edasi, sellepärast, et tema on juba enda originaalsust justkui tõestanud. Probleem tekib enne kõike siin nende sellise mitte kõige väiksema osa kunstnike puhul, kes tegutsevad loomemajanduses ja ütleme seal turunduses ja reklaamiagentuurides ja kõik igal pool seal, kus tegutsetakse tihtipeale sellises stokkmaailmas ja nii ehk nende kunstnike töö originaalsuse tase on selline raskesti hinnatav, ütleme niimoodi. Et kas keegi tahab nüüd just nimelt tema stiilis mingisugust tööd. Need, kes tahavad, need ju loomulikult tellivadki temalt tööd edasi. Jätkuvalt näiteks Helene Vetik ei jää töötuks, sellepärast et inimesed, kes tellivad illustratsioone, nemad tahavad tema stiilis nagu pilti saada. Ja maksavad ka selle eest. Aga siin on tegelikult ka üks selline moment mängus, et nende algoritmide puhul, et nad päris palju demokratiseerivad kogu seda loomeprotsessi. Ehk siis, et kunstnikud tegelikult enam ei ole need väravavalvurid. Et võib-olla see on nagu selline kõige valusam kunstnike puhul selle väravavalvuri rolli kaotus.
Ja seal on nii plussid kui miinused, et miinuseks on loomulikult see, et tihtipeale võib-olla neilt siis nii palju enam ei tellitagi töid, sellepärast et neid töid nüüd teevad inimesed ise. Et üheks näiteks on üks lauamäng, mille mul üks sõber tegi siin eelmise aasta lõpus lasi välja, sügisel kuskil seal. Ja tal oli selle lauamängu tegemine oli tegelikult päris valuline protsess. Ta hakkas sellega pihta juba seal mingi 2-3 aastat tagasi. Prototüüp oli tal juba varem olemas, aga selle reaalse realiseerimisega. Ja kõigepealt ta võttis ühe Poola kunstniku, kes siis tal hakkas illustratsioone tegema, aga temaga oli kogu aeg üks häda, et ei tulnud sealt täpselt selliseid pilte, nagu autor tahtis, et tuleks. Ümbertegemist tehti väga pika hambaga, aga raha ikkagi küsiti selle eest. Nii et lõpuks oli ta sunnitud selle kunstniku välja vahetama. Sai teise kunstniku, jällegi töö hakkas tegelikult praktiliselt nullist pihta ja lõpuks ta sai enda mängu tehtud. Väga hea mäng on, olen seda korduvalt mänginud, et lõpp hea, kõik hea, aga et sealt oli juba näha, et tal tegelikult oli seal nii ajalise kui rahalise ressursi kadu. Puhtalt sellepärast, et seal oli inimlik moment oli vahel. Et oli see inimkunstniku moment vahel, et siin on tegelikult päris mitu sellist kihti ja enne kõike see taandub sellele, et kui kunstnik näeb, et robotid on tulnud mängu, siis esimene küsimus, mis ta peab küsima, on see, kas ma saan kuidagi seda enda töös ära kasutada, kas see saab kuidagi mulle kasulik olla, nii nagu tegi Tanel Verre, eks. Ja kui tal vastuseks on ei, siis ta peab pikalt peeglisse vaatama ning küsima, et kas ta on ikkagi tegelikult õige ameti valinud endale, et need on küsimused, millega me kõik peame tegelema praegu, et see ei ole nagu, eriti arvestades, et tegu on nagu väga värske asjaga. Ning see, mis te siin näete, need sellised anatoomilised vead, need on järgmiseks aastaks tõenäoliselt parandatud, et need ei ole enam teemaks. Ja need tööriistad arenevad välgukiirusel, need arenevad maru kiiresti. Et ühesõnaga see tase neil igal juhul tõuseb ja see konkurents, mis nad pakuvad sellistele stokkmaterjali tegevatele kunstnikele, see igal juhul nagu suureneb. Et siin on ka muidugi ju hästi oluline see, et ka meil siin on arvuti laua peal ja inimesed, kõik 220 inimest, kes on siin näitust käinud vaatamas, isegi rohkem, et kõik nad katsetavad, kõik nad proovivad ja tänu sellele ka see tehnika saab järjest targemaks. Et mida rohkem siin inimesed ükskõik mida 7 kõrvaga kasse või nagu me rääksime, Tokyo, mis on maha pommitatud, et sellest see programm saab järjest targemaks ja sellest tuleb rohkem neid referentspilte ja nii edasi, et ongi selline ussiauk, ütleme nii. Aga see, mis sa rääksid, on väga, väga hea pointiga, et tõesti, et kunstnikud võib-olla osalt peaksidki õppima saama selle tehnoloogiaga rohkem sõbraks ja vaatama, kuidas seda kasutada, et mitte enne see maha salgama, kui tegelikult ei ole leitud siis võimalusi, kuidas see tõesti enda kasuks tööle panna. Peavad leidma selle, mille poolest nad tegelikult originaalsed on. Just. Aga siis siit tulebki välja üks väga ka jällegi intrigeeriv küsimus, mis tuleb iga sellise uue kunstivooluga jälle meile korraks lainen ülesse. Kes on siis ikkagi autor ja milline roll sellistel tehnoloogilistel piltidel tegelikult autoril on? Jaa, see on tegelikult hea küsimus, mis on juba küll mitte kujutavas kunstis, aga kaasaegses kunstis juba aastakümneid tagasi vastatud. Et autor on ikkagi tegelikult see, kes kirjutas need sõnad ja laused seal. Et algoritm ei joonista pilte, ta genereerib pilte ning selle algse sisendi annab inimene. Me võime siin tuua võrdluseks näiteks ma ei tea, Jeff Koonsi või Eestist näiteks Tommy Cashi, kes ju ei ole ise oma kätega ühtegi skulptuuri teinud, aga nad sellest hoolimata on kunstitööde autorid. Et nad on nii-öelda enda ideed promptinud inimestele, kes suudavad nende ideed teoks teha. Antud juhul siis on lihtsalt selle inimese rolli üle võtnud masin. Aga et iseenesest nagu, või Duchampi see pissoaar, eks ju samuti ei olnud tema tehtud. No muidugi sellega on nagu see, et kas see üldsegi oli olemas või mitte. Jah. Et selle ta kaaperdas ja kas see näitus üldse toimus, eks ju, et see on samuti veel täna veel küsimärgi all, eks ju. Aga Jeff Koons ja kes meil siin Chris Lemsalu, eks ju, ja kõik sellest. Ja see on täiesti okei selline loomemudel ju iseenesest, et seal ei ole midagi taunimist väärt. Aga siin ma korraks võtan selle enda kätte,
et kuna ta ikkagi tuleb meile sealt suurest USA-st ja kogu see tehnoloogia areng on seal, et ilmselt on üks asi, millega väga paljud, kes ka koduses mõttes sellega tegelevad, et sa ei pea ju ainult sisestama teksti, sa võid panna ka näiteks mingisuguse viitepildi. Küll aga paljud sellised rakendused võtavad pildi enda omandina. Et see on jällegi selline nagu teise kihi mõtestatus, et kui sina annad oma pildi, et siis näiteks, ma ei tea, kas teil siin publikus kasutasite seda äppi, mis said teha vanaks näo. Et tegelikult, kui sa panid accepti, siis see firma, kes seda omas, võis kasutada sinu nägu ükskõik kus kohas. Et see on jällegi selliste tehnoloogiate arengute juures on ka see hästi oluline just ja ka tegelikult see kasutaja vastutus. Et kui mina annan näiteks nüüd oma koerast sinna pildi, et palun tee mulle, ütleme, abstraktses vormis siis Salvadorist pilt, siis tegelikult vastavalt siis selle programmile võib olla see pilt nüüd nende omand. Et see on jällegi, see on see teistpidi süke autorluse või õiguse kasutamise probleem. Ja, siin on tegelikult paar asja nagu mängus. Et esiteks on see, et need konkreetselt need Midjourneyd ja Stable Diffusionid ja need teised, nad kasutavad ühte kindlat pildipanka juba. Et nad tegelikult otseselt niimoodi ei tee, et sina paned enda kassi pildi sinna ja siis see muutub osaks sellest mudelist. Küll selle klausliga, et jah, et näiteks, et Midjourney mudelit kogu aeg arendatakse ja nad kasutavad seal kasutajate sisendit selleks, et mudelit nii-öelda paremaks teha. Aga näiteks on see, et see üks keskseid mudelid, mida kasutatakse, kannab nime Lion 5, L-A-I-O-N, kriips 5, midagi sellist oli lühend. Ja see on kindel pildikogum. Ehk siis, et ta tegelikult töötab nii-öelda kindlates raamides juba. Aga see, mida sa rääkisid seal FaceAppist ja praegu on siis teine on siis see Lensa äpp, mis on väga populaarne, see on hästi oluline teema, see on selline algelise küberhügieeni teema, et kellele sa tahad, ja see ei puuduta tegelikult üldse kunsti, see on tegelikult selline tehnoloogiline küsimus. Et nii FaceAppi kui ka Lensa puhul on palju ärevust tekitavaid momente. Et üks on jah see nimelt, et sa annad enda pildid neile ja sa annad neile õiguse kasutada neid pilte kuidas iganes. Ja nüüd me jõuame sealt edasi, et nii FaceApp kui ka Lensa on venelaste loodud. Et nende mõlemate autoriks on Vene startupid, mis on registreeritud Küprosel. Ja nüüd tekib see moment, et kui palju me usaldame neid arendajaid. Nad küll ütlevad, et see ei lähe mitte kuskile sealt välja. Aga see, et sa annad mingisuguseid pilte ette, see on suurepärane meetod mingisuguse masinõppe mudeli treenimiseks. Sest et neid mudeleid peab treenima suure pildimaterjali peal, mida rohkem neid pilte on, seda täpsemat tulemust ta pakub. Ja mis selle nii-öelda selliseks praktiliseks rakenduseks võib olla on näiteks deepfake videod. Need deepfake videod on sellised, mis siis kasutavad selliseid neid mudeleid. Aga iseenesest see tuleb ka sinnamaani, et meil oli ju Yandex Takso siin, mis nüüd küll õnneks kinni pandi, aga et see ju kogus põhimõtteliselt liikumisinfot, liikumisdata. Et ühesõnaga me oleme praegu ajal, kus kõik meie peame väga hoolikalt mõtlema seda, et kellele me enda andmeid jagame. Me läheme nüüd natuke teemast kõrvale, aga see tegelikult see taandub sinnamaani, et Euroopa Liit tegi selle isikuandmete kaitsemääruse GDPR, mis on selline segadust ja võib-olla sellist pahameelt tekitanud paljudes inimestes, aga ta tegelikult need juhtumid just näitavad seda, kui oluline on see, et me teaksime, kuhu meie andmed lähevad ning mida nendega tehakse ning et me oleksime kindlad, et need kuhugi nagu nii-öelda halba kasutusse ei lähe. Aga siis enne kui me räägime teistest osadest, siis kas on tekkinud äkki küsimusi siin või sealpool ekraani kunsti teemadel? Nüüd selle autorluse kohta, et kas see juriidiliselt on see kuidagi nagu fikseeritud ka, et kui tekib vaidlus, et siis on mingi... Neid vaidluseid juba USAs on küll ja veel iseenesest ja tegelikult kuna tehnoloogia on nii hästi uus, et siis me kõik väga ootusärevusega ootamegi, et mis otsuseid tegelikult langetatakse ja me peame ju arvestama sellega, et need igasugused autorikaitse vaidlused, see on ju sellised põhimõtteliselt
eraõiguslikud vaidlused, eks. Aga hästi lihtsalt seletatuna, Midjourney'l näiteks on nendes nii-öelda kasutustingimustes on kirjas, et need tööd, mis sa siit teed, need on sinu omad. Selle klausliga, et juhul, kui sa kasutad tasuta varianti, siis nad on Midjourney omad, sellepärast, et siis nad kasutavad neid enda jaoks. Aga kui sa neile juba raha maksad, et siis sa saad neid kasutada enda tarbeks. Aga Midjourney'l on juba pooleli kohtuvaidlused erinevate osapooltega seoses sellega, kelle mudeleid nad on kasutanud, sest Midjourney's on kasutusel ka autorikaitsega mudelid, autorikaitsega pildid, mis sinna mudelisse on läinud. Ja et see on selles mõttes praegu hetkel loomulikult selliseks vaidluse teemaks. Aga mina tooksin siia selle mõõtme ka veel juurde, et autorikaitse olemuselt on tegelikult tänaseks juba lootusetult iganenud. See on eelmise sajandi keskpaigast välja mõeldud mudel, millega meil ei ole tänastes tingimustes tegelikult enam midagi teha. Nii et see on suurepärane aeg, et need asjad nagu nii-öelda uuesti lauale panna ja mõelda läbi, et kuidas siis see tegelik liin olema peaks. Jaa, on veel kellegil tekkinud või mingid mõtteid või? Et kui ka praegu ei ole, et siis me pärast saame arutada, kommentaariumis hetkel veel ei ole, aga siis me jõuamegi teise võib-olla selle, et liigume kunstist natukene nüüd edasi ja teine väga intrigeeriv teema on tegelikult praegu haridustehnoloogia ja seesama masinõppe probleemidega seotud siis probleemid, et mis olukord praegu meil reaalsuses valitseb näiteks tekstiloomes või sellises tekstiproduktsioonis? No siin me ilmselt räägime enne kõike praegu sellisest asjast nagu ChatGPT, mis põhineb GPT-3 mudelil, mis oli tegelikult OpenAI poolt ka varem kättesaadav. Ja mis jällegi, kui ma nüüd natuke lähen ringiga tagasi, ta tundub hästi värske, see on mingisugune 2 kuud vana asi, ütleme niimoodi. Aga tal tegelikult neid sarnaseid rakendusi on juba ka varem olnud, aga nad on lihtsalt olnud küllaltki kallid. Et näiteks selline rakendus nagu Jasper AI, mida turunduses on päris palju kasutatud selleks, et toota blogipostitusi. Sellel on kindel praktiline eesmärk, et selleks, et kui ma tahan, et minu koduleht oleks Google'i otsingus võimalikult kõrgel tulemusel, siis mul peab olema korras selline asi nagu SEO, ehk siis Search Engine Optimization. Selleks, et mul SEO oleks korras, selleks mul peab olema palju teksti, mis räägib mingitest teemadest, mida Google peab minu puhul nii-öelda minu nišiks, eks ju. Seda teen mina praegu käsitsi. Kus juures sellega on niimoodi, et mul on tudengid proovinud seda ka ja nad on jõudnud umbes samale tulemuseni, et see on nagu selline 50-50, et see tulemus, mis sa sealt saad, see ei ole nüüd päris selline ja tihtipeale ma pean kogu artikli ümber kirjutama. Aga loogika on ikkagi selles, et SEO tahab, et sul oleks blogipostitusi mingil kindlal teemal, vähemalt 600 tähemärgiga või mida pikem seda parem, eks. Aga et seda nagu nii-öelda käsitsi kõike genereerida on suhteliselt pikk ja aeganõudev, mis tähendab seda, et see võtab raha, eks. Et siis on lihtsam maksta mingisugune 50-60 eurot seal selle eest, et genereerida mingid artiklid. Et see on see maailm, mis oli ennem nagu ChatGPT-d. ChatGPT on iseenesest väga selline huvitav rakendus, mille haarmed ei ulatu ainult haridusse, vaid tegelikult kõikjale, alustades teadusest ja lõpetades tegelikult Google'i otsingumootoriga. Et Google on praegu, tunneb enda istmealust väga-väga tulisena ja nad on toonud, ühesõnaga, nad on vajutanud gaasipõhja selleks, et kuidagi selle olukorraga võidelda, sest et inimesed juba kasutavad seda. Juba kasutavad ChatGPT-d nagu Google'i otsimootori asemel. Aga seal loogika on siis jah selles, sa kirjutad kallis robot, anna mulle näiteks essee mingisugusel kindlal teemal ja robot kirjutab sulle küllaltki usutava essee mingisugusel kindlal teemal. Ja see on nüüd loonud olukorra ju, kus haridustehnoloogid või õpetajad või kõik, kes on haridusvaldkonnaga seotud, peavad ju hakkama siis ümber mõtestama seda, et kuidas me üldse mõõdame inimeste mõtlemisvõimet, kuidas me mõõdame seda, kuidas inimesed mõtlevad. Et kui tavapäraselt oli see, et kirjuta mingi essee, et siis see enam ei kehti. Või tähendab, et me saame seal leida mingi rakenduse, mis leiab, kas see tekst on OpenAI poolt nagu tehtud või mitte, eks ju. Ka need rakendused ei ole täna veel täiuslikud ja see on selline natuke tuuleveskitega võitlemine nii ehk naa. Et pigem on nüüd see, et õpetajad peavad siis natuke rohkem pingutama, aga see, mina näen seda ikkagi protsessis lihtsalt nagu positiivsest küljest,
Lugesin ühte artiklit sellest, et mis siis nagu need õpetajad peaks tegema, et selle nii-öelda chat-GPT vastu võidelda. Ja siis seal olid paar väga sellist nagu head ja praktilist näpunäidet, et võtke need lapsed ja minge nendega kuskile ekskursioonile ja laske neil pärast teha sellest samast ekskursioonist kokkuvõtte paberi ja pliiatsiga, eks. Või et minge käige arhiivides, minge vaadake mingit sellist materjali, mida internetist ei olegi saada. Laske neil kirjutada essee mingisuguse, ma ei tea, oletame mingisuguse raamatu peatüki põhjal, mille puhul seal ei olegi kasu sellest chat-GPT-st. Et need momendid tuleb loomulikult nagu välja leida, aga teisalt see on nagu ju ka õpilastele on ju see tore, et nad potentsiaalselt saavad hakata rohkem väljas käima ja seal ja läheb elu huvitavamaks. Oleme ausad, kui õpetaja annab ülesande, et kirjuta mulle essee mingisugusel teemal, siis valdav enamus õpilastest läheb ju Google'isse ja proovib leida, kas tal on juba mingisugust materjali, mida ta saaks copy-paste'iga võtta ja selle põhjal teha mingisuguse referaadi. Ja okei, essee puhul justkui on sinna sisse kirjutatud, et me peaksime sinna natuke rohkem enesest panema, eks ju, aga teine tavapärane vorm on ju referaat, eks ju, mis on puhtalt copy-paste'i. Me olemegi nüüd seal kohas, kus me peamegi mõtlema, et kas need on nüüd need õiged viisid, kuidas me mõtleme seda, kuidas me mõõdame seda, et kas õpilane nüüd on omandanud selle teema või kuidas õpilane omandas selle teema või et mida ta üldse nagu maailma asjadest arvab. Aga et siin, et asi ei ole tõesti ainult siis ütleme haridustehnoloogias, et ka selle näitusega oleme meie galerii tiimiga siin päris palju nende programmidega mänginud ja katsetanud ja me tõesti kutsume seda mängimiseks, sest see ongi mängimine. Aga kuna mina olen ka kunstikriitik, et siis selle sama näituse avamiseks, siis ka ma palusin siis sellel samal robotil kirjutada avamiskõne AI kunsti kohta. Ja see, mis sealt välja tuli, mille me veel panime läbi Google Translate'i, mis on tehniliselt põhimõtteliselt sama tehnoloogia, masinõppe täpselt sama tehnoloogia, ja sealt eestikeelne sisu oli nii fenomenaalne, et ma ei oleks ise suutnud paremini seda kirjutada. Et tegelikult selline nagu tekstitöötlus on, et see ei ole ainult kool, et see on ka asi, mis tekkis ka mul küsimus, et mina kunstikriitikuna, et kuidas ma hakkan eristama üldse, et mis ongi kirjutanud robot, sest et see tekst oli tõesti väga hea tekst, mis see kirjutas. Et siis selline natukene kahtluse vine peaks igal tekstil olema tänasest päevast peal. Aga siin on mul ka küsimus, kuhu ma tahan sellega jõuda, et aga kas sellest tehnoloogiast, kas sa näed, et sellest tegelikult oleks ka abi? Kas siis koolidel või siis minusugustel kunstikriitikutel? Tegelikult sa vastasid sellele ise ära nagu. Et küsimus on selles, et kas sa üldsegi siis peaksidki käsitsi kirjutama neid kokkuvõtteid, kui robot pakub nii head tulemust. Ma õpetan Tallinna Majanduskoolis turundust ja ma andsin enda tudengitele just üleeile ülesandeks, et meil on küll selleks kursustööks on vaja kirjutada turundusplaan mingisugusel nende enda projektile, eks ju. Aga et nüüd võtke korra samm tagasi ja laske see turundusplaan chat-GPT-l kirjutada. Kirjutage sinna sisse see, et mis valdkonnaga te tegelete ja milline see turundus võiks umbkaudu olla ja vaadake, mis siis tulemus tuleb. Ja me lihtsalt klassis tegime ka hästi siukse nagu reljeefse nagu katse ja see tulemus, mida chat-GPT annab, on üllatavalt hea. Et ta ei ole muidugi selline, mida ma saan kohe üks ühele võtta selleks, et selle põhjal nagu päriselt turundust hakata tegema, aga ta annab väga hea kondikava kätte, millele nagu tähelepanu pöörata. Ja see kondikava on mingi selline asi, mille peale need tudengid ennem on teinud koosolekuid, mitmeid tunde nagu kulutanud oma vahelist aega selleks, et panna sul paika, et mida me nüüd teeme, et me peame nüüd defineerima sihtrühma ja me peame leidma, kes on kohalikud mingid mõjuisikud ja jada, eks ju. Aga kui sul robot teeb selle töö ära oluliselt kiiremini kui sina, siis miks mitte seda kasutadagi selleks, et siis sa saad hakata keskenduma nendele tegelikult olulistele sisulistele küsimustele, et kuidas ma nüüd seda nagu konkreetset plaani rakendama hakkan. Et jällegi me oleme seal kohas, et väga suur osa asjadest ning töödest, mis me inimestena teeme, on tegelikult robotitööd. Ja kas inimesed peaksid siis seda robotitööd tegema või mitte. Et pigem on see, et me inimestena peaksime nüüd siis leidma selle, mille poolest me oleme siis robotitest või arvutitest paremad, et mis ma sellele kondikavale juurde saan panna ja siis sealt edasi minna. Aga me ei pea ju kulutama neid mingid koosolekutunde ja aegasid selleks, et tegeleda mingisuguse küsimusega, mis on tegelikult ammu juba lahendatud.
Ja see on nüüd selle nii-öelda selles raamis tegutsevate mudelite eeliseks. Nad tegelikult teavad päris hästi juba, mis nagu asjad toimuvad. Ja jätkuvalt, nüüd on jällegi see koht, kus ma pean ennast nüüd tagasi hoidma, sellepärast, et ma räägin neist kui mingitest olenditest, eks, kui tegelikult tegu on lihtsalt matemaatiliste nähtustega, eks, et nad ei ole nagu teadlikud. Aga jah, et kindlasti jah, nii palju kui võimalik siis ära kasutada ja ka antud teksti puhul ma arvan, et on see, et sa nipet-näpet oleksid sa oma teksti juurde pannud ja saadad sirpi ja läheb nagu põhimõtteliselt loosi. Absoluutselt ja nagu Yuval Harari on üks, kes on seda teemat ka oma raamatus 21 õppetundi 21. sajandiks, mida ma tõesti soovitan lugeda kõigil, kes huvitab. Et hästi lihtsas keeles räägibki kogu sellest digipöördest, kõigest. Ja et seal on siis see üks tsitaat, millest me ka enne natuke rääksime, et selleks, et robot oleks hea muusik, ei pea ta mängima Beethovenit, ta lihtsalt peab olema parem kui Britney Spears. Et see tõesti, me võib-olla nüüd sellega jõuamegi sinna teemablokki, mis on ka jällegi hästi põnev, et me räägime justkui millestki või justkui kellestki, aga tegelikult see on külm andmekoguja, kellel ei ole seda emotsionaalset tunnet, kuigi kes küsides näiteks, mida ma peaks tegema situatsioonis A või B, oskab sulle anda vastuse. Et see on ka võib-olla selline asi, mis tegelikult inimesi köidab, et sul ongi keegi, kes suudab sulle anda ratsionaalse vastuse sinu probleemile või sinu küsimusele, aga tegelikult tal ei ole seda nii-öelda kõhutunnet või tal ei ole seda instinkti, et kuidas peaks käituma. Et siis võib-olla see esimene küsimus ongi, et kas see tehisintellekt on intellektne? Vastus on, et ei ole. Tähendab, ja minul on tegelikult selline nii-öelda beef või probleem sellega, kui neid kutsutakse tehisintellekti lahendusteks, aga seda nagu enam nagu purki tagasi ei pane, neid kutsutakse kõikjal nagu tehisintellekti lahendusteks, aga et tegu ei ole mingil määral teadlike nii-öelda selliste instantsidega. Mina võrdleksin neid niimoodi, et nad ei ole võlurid, nad on loitsud. Et nad on loitsud, mida sa kasutad selleks, et mingisuguse eesmärgini jõuda. Ja siin tuleb nüüd mängu ka, jätkuvalt jõuame sinna nii-öelda ürgajalukku tagasi, eks ju. Red Hiiemäe kirjutas ühes artiklist väga tabavalt sellest, kuidagi ta läks seal nendest vanadest loitsudest, tuli sinna nii-öelda tehisintellekti ja tänapäeva jutuni välja ja ütles, et aga tehisintellekt töötab ju samamoodi nagu loitsud, et sa võid loitsu kasutada heaks ja sa võid seda kasutada halvaks. Ja et kui sa kasutad teda, et loitsul endal ei ole ju mingisugust moraali või mingisugust loogikat ja tehisintellekti või kõikide nende masinõppe lahendustega on täpselt see sama asi, et nad on ju olemuselt sellised meie peeglid, nad peegeldavad meile vastu seda, kes me tegelikult oleme, mis tähendab lihtsalt seletatuna seda, et tegu on tööriistaga, kirvega sa võid lõhkuda puid ja sa võid lõhkuda päid. Ja see on sinu enda valik, mida sa sellega kirvega teed ja lõhud, eks. Ja tehisintellektiga on täpselt samamoodi. Ma võin algoritmile ette anda selle, et palun algoritm, tee mind hästi rikkaks ja tee kogu ülejäänud maailm nagu õnnetuks ja depresseerunuks, eks ju. Aga ma võin algoritmile ka ette anda ju midagi teistsugust ja algoritm siis nagu, ma võin näiteks algoritmile öelda, et teeks äkki niimoodi, et me nagu ei vaidle teineteisega ja me oleme nagu õnnelikud ja elame sellist täisväärtuslikku elu, et mis me siis tegema peaksime, eks ju. Ja samamoodi siis algoritm hakkab pakkuma vastuseid, mida siis nagu tegema peaks. Et me oleme tegelikult praegu selles momendis, kus see nii-öelda inimestena selle defineerimine, mida me tegelikult sellelt maailmalt tahame ja kuhu me tahame jõuda ja mis on selline see algastme moraal, mis on nagu selline hea või halb, et me peame kõik nagu sellele ise justkui vastused leidma, et on inimesi, kes ütlevad, et selleks, et moraali tunda, selleks tuleb selline telliskivi paksune õpik läbi lugeda nimega Piibel näiteks, eks. Ja neid kasutusjuhendeid on teisigi veel. Ja siis on selline tore näitleja nagu Will Wheaton, kes formuleeris kunagi sellise asja nagu Wheatoni seadus, mis on põhimõtteliselt ühelauseline, mis seisneb selles, et don't be a dick, ära ole jobu. Kas sul on siis nagu selliseks nagu moraalseks otsuseks nagu palju enamat vaja, et kui sa nagu kõiki otsuseid nagu vaatad läbi selle prisma, et kas see oli nüüd nii-öelda dick move, kas see oli nüüd halb liigutus või oli see nagu selline hea liigutus,
et siis muutuvad asjad nagu palju justkui lihtsamaks. Aga et selline isikliku südametunnistuse ja mingisuguse moraalikompassi paika panemise aeg on praegu akuutsem kui kunagi varem. Sellepärast, et ta hakkab otsest mõju avaldama mitte ainult sellele meie ümbrusele, vaid tulevikule, mida me põhimõtteliselt nende nii-öelda algoritmidega esile manifesteerime. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, et algoritm teeb seda, mida me talle ette anname ning ette ütleme. Ning kui me ütleme talle midagi sellist, mis on moraalselt kaheldav, siis ta läheb ja teeb seda. Kui me ütleme talle midagi sellist, mis on pigem nagu positiivne, siis ta läheb ja teeb seda. Aga ta teeb seda palju tugevamalt, palju võimsamini ja palju kiirendatumalt, kui me inimestena seni oleme harjunud. Et seal on selline nii-öelda üldinimlik moraalimoment nagu sees. Ja sellest võib-olla on ka väga oluline, et nagu sa ütlesid, et praegu me peamegi panema paika enda tegelikult need piirid või ka näiteks kunstis just täpselt, et mis on kunst või mis ei ole kunst või kes on autor või kes ei ole autor, et siis ka ühiskonnas me ei tea, mis saab. Ja iga sellise suure uue arenguga me oleme jälle sellel teelahkmel, et kas me nüüd lähme paremale või vasakule, kas me võtame selle enda poole või me lükkame selle endast eemale. Et mis sa arvad või mis on sinu selline prognoos, mis selles samas programmi kasutusest ühiskonnas edasi võiks saada või kuidas seda hakatakse kasutama? Enne kui ma sellele pikema vastuse annan, ma korra astun sammu tagasi selles aega, kui fotograafia tuli, sest et me oleme tegelikult mõnes mõttes võrreldavas ajas kui foto tuli ja ühtäkki siis see kunstniku selline illustratiivne maailma paljundus enam ei olnud teemaks. Et fotoaparaat sai sellega palju paremini hakkama. Nüüd, mis selle tulemusena sündis, on ju tegelikult tänaseks kogu kaasaegne kunst sündis selle tulemusena. Ühtäkki hakati tegelema selliste moevooludega nagu impressionism, ekspressionism, eks. Tõesõnaga hakati vaatama oluliselt kaugemale sellest, kus seni oli harjutud vaatama. Et see senine originaalsuse mudel lõpetas kehtivuse ja hakkasid tekkima mingisugused uued originaalsuse mudelid. Fotograafia tulekuga loomulikult jäi ka suur hulk kunstnikke töötuks. Enamus neist olid need, kes tegid rikastele inimestele pereportreesid või armsaid kassipilte, eks. Ütleme nii, et see sama vaidlus oli tegelikult juba 19. sajandi lõpus ju olemas. Ja kui me nüüd jõuame tänasesse päeva, siis tegelikult on ju nüüd see, et nagu ma enne ütlesin, see on selline kunsti demokratiseerimine, ehk siis, et nüüd on sellised visualiseerimise tööriistad kättesaadavaks muutunud oluliselt suuremale hulgale inimestele, kui ta varasemalt oli. Et need samad õpetajad nüüd, kes maadlevad selle chat GPT-ga, saavad ju tegelikult seda sama Midjourney't või Stable Diffusionit või mida iganes kasutada näiteks selleks, et enda loenguid või enda tunni materjali huvitavamaks, ilusamaks muuta, õpilastele nii-öelda kättesaadavamaks. Et kui ma tahan näiteks räägin mingisugusest keskaegsest kohast seal, et siis tavaliselt on ju see, et sa vaatad seal mingisugust paari rida ja võib-olla mingisugust puugravüüri mingisugusel teemal, eks. Aga nüüd on võimalik, et sa illustreerid seda oluliselt kõnetavamate materjalidega, mis nagu lastele võib-olla natuke rohkem korda lähevad. Et kogu see selline, see on ainult nagu nii-öelda üks moment, eks, et ajalooõpetajad on suhteliselt nagu väike nišš, eks. Aga samamoodi seda saavad kasutada peaaegu kõik ju, kes tegutsevad ka nendes erinevates teistes valdkondades. Et sa ei saa sealt võib-olla kohe sellist nii-öelda anatoomiliselt täpset rakumudelit, aga sa saad küllaltki lähedase asja selleks, et illustreerida mingite joonte või mingite asjadega mingisugust protsessi, mida sa varem nii hästi ei saanud illustreerida. Et see on ikkagi see, et on tekkinud juurde tööriistad. Need tööriistad võimaldavad inimestel teha asju, mida nad seni kas ei suutnud teha või mille tegemiseks läks väga palju aega. Et näiteks need samad pildid, mis mul siin on seintel, et need kõik pildid on tegelikult põhimõtteliselt tehtavad ka Photoshopis ja minule väga iseenesest meeldib Photoshopis siukseid pilte teha või mitte ainult Photoshopis, vaid ka seal Blenderid ja 3D tarkvara, eks, et sa teed mingi osa teed 3D's ja siis paned selle Photoshopi ja Photoshopis käid üle ja tuleb sellest üks kihvt pilt. Ja tavaliselt siukese ühe ägeda pildi tegemine võtab aega seal kuskil suurusjärgus 16 kuni mingi 20 tundi. Väga suure osa ajast. Mis tähendab seda, eks, et umbes sellises mahus kuskil selline 30 pildine
30 pildis näituse tegemine puhtalt nii-öelda käsitsi vahenditega oleks võtnud aastaid tõenäoliselt. Inimeste tasemed on erinevad, inimesed, kes tegelevad sellega hommikust õhtuni, nemad kindlasti saaksid sellega kiiremini hakkama, aga minul oleks see võtnud mitte pool aastat, vaid oleks võtnud oluliselt kauem aega. Et see ongi see moment, et ta tegelikult aitab seda aega kokku hoida selleks, et rääkida mingisugust lugu või mingisugust asja, mis sul tegelikult oluline on. Et võib-olla, minu jaoks on võib-olla see, et ma teen Photoshopis mingit pilti, see on selline kergelt teraapiline asi. Aga võib-olla ma ei taha sellega iga päev tegeleda, kui ma olen mingisugune ajalooõpetaja, siis mind võib-olla see tehniline külg absoluutselt ei huvita. Aga mul on ikkagi oma lugu rääkida ja ma tahaksin seda lugu millegagi illustreerida. Ja vaat sealt tuleb mängu see nii-öelda need uued võimalused, mida need uued tööriistad pakuvad. Ja siin võib-olla, ma vaatan korra kella, enam-vähem siuke viimaseks küsimuseks mind väga huvitab, millest siis robotid mõtlevad? Et kas nad unistavad elektrilammastest? Nad unistavad elektrilammastest, nad unistavad absoluutselt kõigest, mida inimene on varem teinud. Ja siin me peame nüüd jällegi jõudma sinnamaani, et nad tegelikult ju ei unista. Et nad ei ole ju teadlikud üksused, aga meie inimestena proovime neile omistada mingisuguseid selliseid nähtuseid, mis on meie jaoks nagu juba tuttavad ja sellepärast me räägime, et nad justkui unistavad. Iseenesest nende samade pildiõppemudelite puhul on ju samuti, et meie ütleme, et nad õpivad, eks, et need mudelid õpivad, et see on masinõppe. Ja need kõige esimesed masinõppemudelid, mis siis tulid, et esimene neist oli siis Google'i kas Deep Dream või midagi sellist oli tema nimi. Et ühesõnaga, et nende puhul juba arendajad kasutasid selliseid termineid nagu süvaõppe, deep dreaming, eks ju, ja niimoodi. Ja ta annab sellega kogu sellele protsessile mingisuguse inimliku mõõtme, mis võimaldab meil sellest protsessist inimestena aru saada. Aga see tegelik protsess ei ole selline nagu meie peas, nagu inimeste peas, nagu tegelikult ju toimub. Ja siin me jõuame nüüd sinna konksuni ju iseenesest, et me inimestena jätkuvalt ei tea, mis protsessid need meie peas seal toimuvad. Seda, mis toimub seal masinõppemudelis, räägitakse, et seal on see tehisintellekti must kast, eks ju, mis nagu vastab tõele, et tegelikult need teadlased samuti tihtipeale ise väga täpselt ei tea, et miks ta just nimelt sellise pildi nagu pakkus, eks. Aga siiski seal on mingisugune ennustatavuse moment. Aga kui me räägime inimesest, inimteadvusest, inimmõistusest, siis on ju selline asi nagu kuidas nüüd öeldagi, et see teadlikkuse probleem, mis on jaotatab siis nagu suurteadlikkuse probleem ja väiketeadlikkuse probleem. Ühesõnaga lihtsalt seletatuna me tegelikult jätkuvalt ei tea inimestena, mis on see, mis meil nagu teadvuse tekitab ja kuidas üldse teadvust kui sellist defineerida. Ja kuni sinnamaani, et meil on isegi elu defineerimisega, elu kui nähtuse defineerimisega jätkuvalt nagu raskuseid. Et seal, mida mina nagu õhutan tegutsema on ikkagi see, et vaatama neid masinõppe algoritme mitte tingimata sellest inimese vaatenurgast. Nad on midagi totaalselt erinevat. Nad on, kui me räägime eluvormidest, siis nemad ei ole elu, aga nad on midagi, võib-olla midagi, nad on elu seal digitaalses maailmas, võib-olla platonistlikus ideede maailmas, eks. Aga nad ei ole elu selles mõistes, mida meie defineerime eluna, nad ei ole mõistus, nad ei ole nagu teadlikkus selles mõttes, mida meie inimestena nagu oleme harjunud aru saama, et on teadlikkus. Aga nad on selle peegeldus, et nad on selle nii-öelda selle, mida meie arvame, et mõistus on, nad on selle justkui mingisugune mudeldav peegeldus. Et see on võib-olla selline oluline moment, mida silmas pidada, et me jõuame siit sinnamaani jällegi, et algoritm teeb seda, mida me tahame, et ta teeks, eks, et ta näitab meile seda, millised me tegelikult oleme. Ehk siis lihtsalt seletatuna see, et kui nüüd need algoritmid maailma meil pekki keeravad, siis meil ei ole mitte kedagi muud süüdistada peale iseenda. Et meil on olnud kõik võimalused selleks, et lasta algoritmil luua meile endale sobiv maailm, aga et kui sellest nüüd asjad nagu halvaks lähevad, et siis sorry, aga see on meie enda süü. See on väga eksistentsialistlik point, millega nüüd see osa lõpetada, aga kas on küsimusi või on äkki mingid ideid?
Minul on küsimus nagu tulevikus, et kuidas sa näed nagu tuleviku perspektiivis kogu seda tehnoloogilist arengut ja kui palju ta võib meile nagu kasu tuua, aga samas kui palju ta võib ka meid kahjustada? No mina olen tehnooptimist, mina näen, et ta võib meile väga palju kasu tuua, aga on palju inimesi, kes leiavad, et seal on suured ohumomendid sees. Tähendab, kui me räägime mingitest nagu sellistest negatiivsetest võimalikest tendentsidest, siis enne kõike puudutab mitte seda, et stiilis tehisintellekt või masinõppe, vaid see puudutab enne kõike, ma toon sellise väikse näite, et selleks, et mingi asi saaks väga suurt pahandust teha, selleks ta ei pea olema teadlik, selleks ta ei pea olema väga keeruline. Ta võib olla küllaltki lihtne. Et näiteks viirused, nii arvutiviirused kui ka päris viirused suudavad päris palju paksu pahandust teha. Ja nad ei ole mitte mingil määral nagu teadlikud. Ehk siis, et kogu selle tehnoloogia arengu puhul mina kardan pigem sellist seda nagu nii-öelda viiruse momenti, kui siis seda, et ühel hetkel arvuti muutub teadlikuks ja ütleb, et mina olen Skynet ja mina nüüd valitsen maailma. See tundub minu jaoks selline stsenaarium, mis ei ole absoluutselt arvestatav ega tõepärane, aga et mingisugune informatsiooniline kuhjumine mingisugusel konkreetsel liinil, mida me praegu ette näha ei suuda, see, et selline nii-öelda tehnomaailma lõpp, see ei ole üldsegi nagu võimatu. Et see on täiesti nagu võimalik stsenaarium küll. Aga et siin me ei räägi sellest, et tehisintellekt selle maailma justkui nagu hukatusse viib, vaid see on pigem me räägime sellest, et me ei osanud võib-olla mingisugust tehnoloogiat piisavalt vastutustundlikult kasutada. Mis on selle asja selline nii-öelda pikema perspektiivi positiivne programm? Mina ütleks, et ma loodan, et Kaja Kallas seda nüüd ei kuule, aga et mina leian, et sellel on suur võimalus selleks, et poliitikud jätta täiesti tööta. Sellepärast, et kui meil on olemas algoritmid, mis ütlevad, kuidas me ühiskonnana käituma peaksime, me oleme siukse probleemi ees ning ta annab meile vastused A, B ja C, H-ga kaasnevad sellised asjad, B-ga kaasnevad sellised asjad ning C-ga kaasnevad sellised asjad, eks ju. Et siis kõigepealt on see, et istub Kaja Kallas või kes iganes peaminister on, istub selle arvuti taga, vaatab, et okei, teeme siis variandi A. Ja siis nagu tekib see küsimus nagu varem või hiljem, et kas meil on siis seda inimest vaja sinna, kes valib selle variandi A või mitte. Äkki meil on võimalik ka see protsess kuidagi automatiseerida ning see läbi vabastada ühiskonnale märkimisväärne hulk ühiskondlikku ressurssi, mis muidu läheks kuhu iganes, eks ju. Meil on 3% inimestest töötavad praegu riigiametites, eks ju. Võib-olla need ei peaks üldse nii palju seal töötama. Võib-olla see protsess oleks võimalik palju rohkem ära automatiseerida niimoodi, et need inimesed, need ametnikud, keda on jätkuvalt vaja, et nemad on siis nagu sellise mingisuguse suure süsteemi, mida me praegu nimetame seadusandluseks, eks ju, aga siis ta võiks olla näiteks mingi automatiseeritud orgaaniline nii-öelda seadusandlik keskkond, et nemad on jätkuvalt selleks nii-öelda värava valvuriks selles suhtes, et nemad nagu aitavad inimestel suhelda selle süsteemiga, aga et nad ei pea tingimata olema need, kes langetavad otsuseid. Ja see on minu isiklik seisukoht puhtalt, et enamus probleeme maailmas on lahendatavad tehnoloogia, mitte ideoloogia abil. Poliitikud proovivad meile kinnitada, et probleemid on lahendatavad ideoloogia abil. Mina leian, et see on totaalselt vale. Enamus probleemidel on olemas tehnoloogilised lahendused, aga meile millegipärast ei taheta neid lihtsalt võimaldada. Dalai Lama on öelnud selle kohta, et tehnoloogia ei ole mingisugune inimkonna nagu probleemide lahendamisvahend, et see on nagu, see teema on väga huvitav, et ma mõtlen praegu, ütleme, et fotograafia on eksisteerinud mingi 200 aastat, eks ole, ja on kogu aeg esitatud küsimusi, kas fotograafia on võimeline üle elama, igasuguseid muutuseid, uuendusi, kas ta on aktuaalne ka, ütleme, 2, 3, 4, 500 aasta pärast ja nüüd, eks ole, on minul küsimus selle kunsti kohta, mida nagu AI, eks ole, genereerib, et kas see on nüüd järgmine etapp, et kas nüüd fotograafia hakkab nüüd nagu vaikselt nagu kõrvale tõmbuma, et kas see on jätkusuutlik, kas ta saab olema nagu tähendab, jah ja ei, tähendab, et seal on ikkagi jätkuvalt see moment, et kas sa oled, kui me nüüd fotograafiast räägime, eks ju, et minu argument on, et näiteks Kaupo Kikas ei jää kunagi töötuks, sellepärast, et inimesed tahavad, et tema teeb muusikutest pilte, eks ju, et inimesed tahavad, et tema oleks selle kaamera taga, sellepärast, et nad usaldavad tema sellist kompositsioonivõimet ning seda nagu võimet mingisugust pilti nagu esile manada.
Praegu veel on ja ma ei näe, et tehisintellekt või tähendab need konkreetsed nagu rakendused, millest me praegu räägime, et need kuidagi suudaksid seda rolli üle võtta. Nad suudavad üle võtta nimelt selle rolli, et stockfotod, eks. Et mingi foto mingisugusest palmist mingisuguse selle ranna ääres, eks. Et aga oleme ausad, et selline foto palmist ranna ääres, see on väga väikese originaalsusega, väga väikese loova väärtusega pilt juba olemuselt. Et kas me fotograafidena peaksimegi üldse neid pilte siis nagu tegema. Et ühesõnaga teisi sõnu fotograafidena ikkagi jätkuvalt meil peaks olema pürgimus saada nii-öelda Kaupo Kikaseks, eks ju, kes on piisavalt nagu tugev nimi selleks, et meie poole pöördutaks juba nimelt sellepärast, et me oleme inimesena see, kes me oleme. Mitte sellepärast, et me pakume mingisugust konkreetset nii-öelda tehnilist lahendust. Aga et jätkuvalt seal on ikkagi see teema, mis ka fototulekuga oli, eks ju, et maalikunstnikud ju tegelikult ei jäänud töötuks, nad lihtsalt pidid fookust muutma. Ja samamoodi on tegelikult nüüd fotograafidel, et ütleme niimoodi positiivselt, et tänu sellele, et nad ei pea nüüd enam stockfotosid tegema, neil tekib märkimisväärselt vaba aega selleks, et tegeleda sellega, mis on päriselt originaalne ja mis päriselt nii-öelda määratleb neid kui kunstnikke. Loomingulist. Jah, loomingulist originaalsust. Jah, et nimelt see nii-öelda kastist väljas opereerimine, proovid opereerida kastist väljas, samal ajal säilitades mingisuguse või leides mingisuguse enda niši. Et see on asi, mida tegelikult need kastis töötavad mudelid mitte kunagi asendada ei suuda. Ma praegu veel ei näe, et nad seda suudaksid. Ja isegi kui nad seda hakkavad suutma, siis meile inimestena ikkagi on ju sümpaatsed mingisugused kangelased. Et me ikkagi inimestena me ihaldame neid nimesid. Et, ja isegi, mina julgen argumenteerida, et isegi juhul, kui Kaupo Kikas hakkaks märkimisväärselt kasutama tehisintellekti enda töödes, inimesed jätkuvalt ostaksid tema käest ja jätkuvalt tahaksid, et tema nimelt piltideks, nimelt sellepärast, eks ju, et tal on konkreetne nimi juba olemas. Ja see kehtib kõikide nagu, Marko Mäetam samuti, ta ei jää töötuks, eks. Isegi siis, kui ta kõik tulevased tööd teeks puhtalt nagu mingisuguse algoritmi abil. Ka jätkuvalt siis inimesed ostaksid sellepärast, et ta Marko Mäetam ja ta on teinud selle töö. Ja siin on ka ju natukene see nii-öelda kunstniku aura kontseptsioon tegelikult ka juba eelmisest sajandist välja töötatud, et tõesti, et me võib-olla ka seda kunsti peaksime vaatama rohkem selliste lainetena, mis tulevadki. Samad probleemid, mis oli meil 1920, me oleme täpselt samade probleemide ees jälle praegu. Et ja ei tasu ära unustada neid diskussioone, mis olid siis, et just see sama kunstniku aura, et kas sellel maalil või siis selle maali koopial, et kus see kunstniku aura hakkab justkui jahtuma. Et kindlasti tuleks jälle vaadata natukene neid ajaloo diskussioone, just täpselt, mis sa enne ütlesid, mida ma ka mõtlesin, et see fotograafia tulek oli ju esimene selline suur raputus maailmale, et kuidas me nüüd defineerime seda, mida me näeme. Et see on täpselt samas kohas praegu. Ja me jätkuvalt, ja me jõuame ju ka sinna maani, eks ju, et nii-öelda Vana-Kreeka suurkujur Fidias. Kas tema tegi ise need skulptuurid? Tegelikult ju ei teinud, tal oli suur töökoda, kes tegi neid skulptuure, mida me täna tunneme ja mille puhul me kõik ütleme, see on seal Fidias ja Friis, eks ju. Et meile tundub, et see kõik on uus, aga see kõik on tegelikult juba olnud ja korduvalt ja lihtsalt on natuke teises vormis. Kas seal on võimalik ka tähendab selle AI puhul nagu see NFT-de nagu ühendamine? Ja on ja osad isegi, minu meelest isegi see Vombo Dream pakub mingisugust sükest lahendust, aga ma pean tunnistama, et NFT-d on minust natuke nagu üle pea lennanud, et ühesõnaga mul on raske aru saada, miks nad olemuselt üldse olemas on. ja mul on tekkinud selline tunne, et vist ülejäänud maailm hakkab enam-vähem samale tõdemuseni jõudma, et nad oli mingi selline mull, mis nagu mingisugused tehnomehed nagu läksid hullult pöördesse ja siis ma nagu mõtlesin, et ma nüüd teen selle endale selgeks, ma saan ka nagu NFT kunniks, eks ju. Aga kogu aeg nagu tulid nagu koolitööd tulevad peale, enda tööd tulevad peale, ma ei jõudnud sinna maani ja siis ühel hetkel oli see, et ei, NFT mull on juba lõhkenud, eks ju. Et see on juba eilne uudis nagu. Aga iseenesest jah, et neid seda tehakse. Ja see on tegelikult see NFT-de kasutamine on üks selliseid viise, kuidas need nii-öelda genereerimisega tegelevad kunstnikud tegelikult ka raha teenivad. Aga teine koht on ka see, eks, et nad tegelikult genereerivadki täna juba ka stockpankadele materjale.
Ja seal on samuti toimumas praegu sellised muudatused, et ühel hetkel Keti ütleb, et tulge tooge endale asjad, järgmisel päeval ta ütleb, et ei, me kõik võtame ära, eks, ja siis järgmisel päeval ta mõtleb ümber. Et noh, et kuna see kõik on veel praegu hästi uus, et siis nagu huviga ootame, et kuhu see tegelikult lõpuks välja viib, eks ju. Aga et noh, et seal need nii-öelda rahateenimise momendid on jah, et praegu nagu need põhilised on olnud enne kõik, kui me räägime puhtalt sellest genereeritud piltidest, on enne kõik olnud jah see, et sa kas rakendad selle kuidagi, mindid selle selleks NFT-ks, eks ju, või siis sa müüd seda pildipangana. Aga et noh, tegelik selline, noh, mina leian siiski, et selline nagu reaalne praktiline kasu on ikkagi reklaamiagentuuri töös. Et sellises nagu loomemajanduses üldiselt. Et ehk siis, et me istume maha, meile tuleb klient, kes ütleb, et me tahaksime, et meie õlu oleks seal Koit Toome käes selle suitsusauna ees näiteks. Ja okei, need mudelid praegu, nad Eesti kuulsused veel ei jaga, eks, aga noh, see on selline nii-öelda karikatuurne näide sellest, kuidas ta nagu toimib. Ja kui me varasemalt agentuuris istusime ja pidime siis nagu, et noh, teeme talle mingi kavandi siis, eks ju, et tõmbame stockfotost kuskil mingisuguse suitsusauna pildi, eks ju, võtame mingisuguse Koit Toome pildi ja võtame Photoshopis, lõikame need välja, paneme talle selle õllepurgi kätte ja siis näitame kliendile, et vaata, umbes siuke pilt tuleks, eks ju. Et kas sulle see sobib? Kui sobib, siis lähme sellega nii-öelda produktsiooni, võtame seal fotograafi ja lähme metsa ja teeme selle pildi päriselt ära, eks ju. Aga et nüüd ei ole sul vaja seda nagu protsessi enam teha. Noh, loomulikult reklaamiagentuurid, kuna nad on kapitalistid, siis nad loomulikult arve esitavad nii, nagu nad oleksid kogu selle suure töö ära teinud, eks ju. Aga selle asemel nad kirjutavad siis prompti, et noh, palun anna mulle Ryan Reynolds, ma ei tea, roosas pidžaamas vee all ujumas, eks ju, ja sa saad sellest päris nagu usutava pildi, selleks, et klient nagu saaks siis otsustada, kas ta tahab selle tööga edasi minna või mitte. Et noh, see kavandamise protsess on tegelikult ju igasuguses loomemajanduses on küllaltki oluline. Kaasa arvatud need samad Chris Lemsalud ja kõik need, kes nagu tegelikult ju teevad mingisuguseid nii-öelda kaasaegse kunstiteoseid. Ma olen siin Tarvo Borossoniga ükspäev rääkisin, tema on metallikunstnik, kes nagu väga palju on neid selliseid töid teinud ja tema ütles, et jah, et see protsess on umbes niimoodi, et mulle antakse mingi moodboard antakse ette, et me tahame umbes mingit siukest asja saada, eks ju. Ja siis tema hakkab selle umbes midagi siukest asja saada, selle põhjal hakkab tegema mingisuguseid omapoolseid nagu nii-öelda kavandeid. Ja nüüd on siis see, et kui ennem olid need moodboardid põhinesid nii-öelda tavalistel fotodel, siis nüüd on nagu nüüd uus tööriist juures, et nagu teha moodboardi ning et nagu veel täpsemalt nagu saada see kavand, et mida me tegelikult lõpptulemusena näha tahame. Et nad on ikkagi, noh, mina näen nende kõige suuremat nagu potentsiaali sellises kavandamise vaatepunktist. Aga see on ikkagi niisugune uus tehnoloogiline vahel, kuidas jutustada ikkagi, no fotograafias kunstist jutustatakse ju lugu, eks. Et see on nagu, sinul on siin 3 lugu, eks ole, sees, et ma ei kujuta ette, kui ma näiteks sisestaksin üks lause nagu tarbimisühiskonna vastane kriitika, et mis pilte tapaks nagu jaa, kus üllataval kombel päris huvitavaid pilte võib tulla sealt. Et need algoritmid tegelikult saavad sellist abstraktset mõistetega üllatavalt hästi hakkama. Et noh, näiteks sa tõenäoliselt pead seda natuke rohkem sihtima, eks ju, et ühesõnaga nende algoritmidega kõnelemine on ju ka omaette keel, et see ei ole nagu päris niimoodi, et sa paned need laused sisse, sellepärast et siis sa saad sealt tõenäoliselt sellise pildi, kus on inimesed mingisuguses konverentsiruumis, ütleme niimoodi. Jah, või ostukottidega, just, et sellise nagu suhteliselt primitiivse asja, aga see ei ole võib-olla see, mida sa nagu tahad saada ja siis sa hakkad seda edasi timmima, eks ju. Ja vaatad, et okei, et siin oli see moment, mis nagu ei sobi, et me selle asendame mingi muu asjaga. Ja no muidugi lõpptulemusena on see, eks, et siis sa 2 tundi seda promptinud ja siis oleksid võinud tegelikult võtta Photoshopi ja panna selle asja samamoodi kokku, jah. Aga no iseenesest näiteks ka need siin, et igasugused need aja algus ja mingid nagu sellised kontseptsioonid on minu meelest, nendega ta saab, noh, sellised nagu väga abstraktsed asjad, mida meil nagu inimestena on suhteliselt keeruline ongi nagu ette kujutada. Et no mina olen päris nagu vaimustunud sellest, et kui hästi ta saab selliste nimelt selliste nagu veidramate, sürrimate, abstraktsete asjadega hakkama. Et see on muidugi üks selline tugevus. Aga noh, muidugi see ju tugineb varasemate kunstnike töödele, kes on teinud nagu suurepäraseid kujundeid sellest, kuidas maailm võiks alata või kuidas aeg võiks alata ja nii edasi. Jah. Tegelikult visuaalselt saab pildiga, värviga, ümbrusega saad inimest mõjutada, isegi kuni viia enesetapuni, enesehävitus. Kui nüüd, ütleme, see genereeritud kunst anda talle reklaamifirmade poolt sisend, et sa pead kõik inimesed, eks ju, suunama sinna, see kaup või teenus võib olla isegi enesehävituseni viia. Aga kas seda võib ka ju kasutama hakata näiteks?
Jaa, muidugi, aga siin on selles mõttes, et siis peavad need reklaamiagentuuri inimesed nüüd peeglisse vaatama, kas see on õige asi, mida teha. Et tegelikult, ei ongi, jah, ja siis meie tegelikult inimeste või tarbijatena peame leidma, kas need on need väärtused, mida me tegelikult nagu oluliseks peame. Küll aga on nende algoritmide puhul üks hästi oluline rakendus, millele sa tähelepanu juhtisid, nad on tegelikult praegu juba kasutavad inimesed neid teraapiliste tööriistadena. Näiteks nad on, jah, et sa saad vastupidi kasutada, et on inimesi, kes on kirjutanud, et näiteks, et ma kaotasin lähedase ja siis nii-öelda sukeldusin sinna maailma selleks, et genereerida mingisuguseid pilte, mis mulle lohutust pakuvad. Ja noh, või et ma olen nagu tunnen ennast väga üksikuna ja siis nagu, et ma leian lohutust sellest, et arvuti justkui räägib minuga vastu. Et mina nagu ikkagi jällegi õhutan, et see on see peegli moment, eks ju. Mina õhutan, et võimendame neid positiivseid võimalusi, mida need tehnoloogiad pakuvad. Olles teadlikud sellest, et nad võivad nagu igasugu jama ka tekitada, aga et selle nii-öelda, mis iganes nii-öelda jama tekitub või tekib, et siis meie nagu inimestena saame ju juhtida tähelepanu, et kuule, see ei ole okei. Saame juhtida tähelepanu, aga tegelikult, ütleme, kui sul on taga raha ja mõjuvõim, siis... aga siis äkki me siis kuule, aga äkki me siis inimestena peamegi hakkama mõtlema, et kas see raha on nagu see kõige õigem viis, kuidas seda maailma nagu nii-öelda mõõta ja kirjeldada. Et tegelikult ju selles olukorras ma saan aru, mis sa mõtled, et tegelikult iga, ütleme, et sotsiaalmeedia platvorm või iga selline platvorm käitub sama eesmärgiga, aga jällegi, et see lõpuks ongi selle kasutaja vastutus selles, et kuidas seda kasutada. Et nagu sa ütlesid, et see, mis meid nüüd 20 aasta pärast sellega ootab, on tegelikult siis see tulem, mis on nagu inimkond sellele andnud. Et ükski asi, nagu meil siit ka täna vestlust on koorinud, et ükski asi ei ole ju ainult halb ja ainult hea, et tulebki leida see ja juba eos mõelda kõikidele nendele väga suurtele ohukohtadele, mis üks või teine platvorm või mis iganes uus leiutis võib viia. Ärme siis kasuta seda, mis nagu teeb halba. Ja, no muidugi, siin tulevad mängu sellised nagu ürginimlikud asjad. Et kui alguses need samad algoritmid tulid, nad olid suhteliselt sihukene nišikas värk, kevadel vaatasid foorumites jube ägedad pildid, eks sealt jäid mulle ka silma, eks, et uurin lähemalt tundma. Praegu sa lähed nendesse foorumitesse, kuskil üle poole piltidest on mingisugused suurte rindadega anime naised, mille üle siis nagu need autorid on jube uhked, et näed, et ma sain, sest et algoritmidel on piirangud sees, sa tavaliselt ei saa kirjutada, et kirjutad tee mulle suurte rindadega anime naine, vaid sa pead seda kuidagi nagu proovima ära petta, eks ju. Ja siis on jube uhked, et näed, ma sain ära petetud, eks ju. Et nüüd on mul seal mis ta on, Emily Watson on näete suurte rindadega ja näeb välja nagu Wonder Woman, eks ju. Et noh, ja jällegi sihukene nagu noh, originaalsuse või loomingu mõttes täiesti mõttetu asi, eks ju, aga kohutavalt levinud sellepärast, et me oleme inimesed. No, et siin on natuke see moment nagu tuleb, et noh. Kas on veel mõte? Jaa, rääkis ka, kuidas tehisintellekt võiks meie eest poliitikutele seadusandlikult ära teha. Kas siis lihtsalt ei olegi mitte see, et tehisintellekt valitseb meile? Et ma arvan, et see pigem tõenäoliselt ongi niimoodi, et järgmine see nagu suurem, see on palju tehisintellekt. Ja mina leian seda, et see on ainult positiivne protsess, et seda kirjeldas selline autor nagu Jane M. Banks. Kui ma ei eksi, siis see oli vist raamatus Mõtle Fleebasest, kus ta kirjutas selle, et siis kui tehisintellekt üle võttis, noh nii-öelda hakkas maailma valitsema, eks ju, et siis see andis inimestele vabad käed selleks, et tegeleda tegelikult oluliste küsimustega, nagu võimatute probleemide uurimine või surnud keelte õppimine või kõrgmäestiku ronimine ilma turvarakisteta. Et noh, me tegelikult inimestena ei taha poliitikaga tegeleda. Meid ei huvita see poliitika, me oleme sunnitud sellega tegelema, sellepärast, et meil on poliitikud, kes tahavad nii-öelda võimu konsolideerida enda kätte. Et mul on raske leida negatiivseid külgi selles, kui robotid meid valitseksid. Aga see on jälle lihtsalt puhtalt minu isiklik arusaam. Optimistlik, et midagi siis sellist jõustamist meile ei meeldi pärast.
Ja aga vaata, need algoritmide puhul on ju see, eks ju, et esiteks need algoritmid on samuti meie enda tehtud, nii et me saame, kui me hüpoteetiliselt kirjutame mingisuguse algoritmi, mis hakkab meil ühiskonda valitsema, eks ju, siis me ise ju määrame selle, mil määral me tegelikult saame sinna sisendit anda. No meil, kui me kirjutame mingisuguse algoritmi, siis on meil selle määramiseks oluliselt suurem sõnaõigus, kui praegustel valitsuskabineti istungitel midagi kaasa öelda. Et seal on kogu see point. Need on inimesed, kes need reeglistikud paika panevad ja kirjutavad, aga ka seadused on inimeste poolt kirjutatud ju. Ka praegune seadusandlus on inimeste poolt kirjutatud. Aga inimesed seda rakendavad, inimestel on ju võimalus seda nii-öelda valetada. Et inimestel on võimalus sellest seadusest, sellest reeglistikust kõrvale vaadata. Algoritm ei vaata sellest reeglistikust kõrvale, mis tal on ette antud, ning kui me leiame näiteks, et mingisugune moment sellest algoritmist on halb, siis me saame seda muuta. Ja teine asi on see, et me saame ju algoritmi ehitada selliselt, et ta võtab sisendit meilt. Et see on selline nagu põhimõtteliselt Facebook, kus me valitseme maailma. Et väike näide sellest, eks, et praegu selleks, et mingisugune kool korda saaks, selleks peab minema seal mingisugune suur protsess selleks, et kuskil kohalikus omavalitsuses tõstatada see teema, eks, ja nii edasi. Aga oletame, et algoritm kogub näiteks seda, et kui on piisavalt palju inimesi, kes on öelnud, et see kool on kehvas seisukorras, siis läheb see prioriteedis kõrgele ja hakatakse seda kooli korda tegema. See ei vaja poliitilist otsust, vaid see on tegelikult automatiseeritud protsess. Ja selliseid nii-öelda, me saame seda laiendada väga kaugele. Selles mõttes, et see on kõik hästi idealiseeritud nagu pilt, mis ma teile maalin, eks ju. Kui me räägime sellest, et tegelikult läheb näiteks Venemaa tuleb kallale ja läheb sõjaks, eks ju, siis ma ei oleks nagu robotite teovõimes enam nii kindel ega veendunud. Algoritmide sisendite eetikakomitee. Aga kui algoritmid on kirjutatud programmeerijate poolt, kui kood on nii-öelda avatud kood, open source, eks ju, niimoodi, et kõik teised saavad seda järgi kontrollida, mille järgi meid siis tegelikult valitsetakse, et siis on meil ju olemas kogu aeg mingisugune järelkontroll selle üle, et algoritm midagi jama ei tekitaks. Neid patsiga poisse, kes nagu viitsiksid seda asja nagu järgida, neid on küll ja veel. Neid on tõenäoliselt rohkem kui neid poliitvaatlejaid, kes praegu, kuidas see Mart Juur tabavalt rääkis, et tulid Rüütli hotellist, tuli õlleklaasi tagant välja selleks, et kommentaar anda, eks. Et ikkagi vaatame positiivselt seda asja. Ma saan tegelikult algoritmi piisavalt tark, seda suudab iseennast täiendada edasi, nagu iseennast edasi arendada ja oma funktsiooniga muuta. Jah, aga et igasse koodi sul on ikkagi võimalik jätta ju tegelikult selline lõplik otsustusõigus, et nii ja kui sa piisavalt päris teisintellekti, siis mitte, siis ta juba suudab iseennast ma saan su murest aru, aga siis ongi see, et siis kui me jõuame sinna päris tehisintellektini, milleni jõudmises on tegelikult paljud ju tehisintellekti uurijad väga kahtleval seisukohal, eks ju, et kas me üldse kunagi sinna jõuame. Ja seal on teatud sellised bioloogilised takistused ees, et praegused tehisintellektid on siiski sellised nii-öelda äädika kärbse tasemel. Need on nagu mitte midagi. Aga et kui me päriselt peaksime sinna jõudma, siis minu ettepanek oleks see, et proovime siis olla sellised tublid inimesed, keda see tehisintellekt ära ei taha tappa. Et kui ta näeb, et me oleme jobud, eks, et võib-olla ta siis tahab meist lahti saada, kui me näitame, et me ei ole jobud, äkki ta siis nagu on armulik ja hoiab meid alles nagu. Aga siis sellega äkki tõmbamegi otsad kokku, kui veel on mingid küsimusi, siis siit me kohe ära ei jookse. Aga aitäh kõigile, kes sealt ekraani kuulasid ja kes täna tulid, et väga põnev vestlus oli. Ja aitäh teile siin kõigile.